Ja nüüd me jõuame kõige tähtsama asja juurde üldse. Iga infoallika kohta, mida sa kasutad, olgu see Wikipedia artikkel või YouTube'i video või kas või Elu24 artikkel või ajalooõpik, pead sa mõtlema, kas see on usaldusväärne infoallikas. Kas kui kuskil on kirjas, et muistsed egiptlased kandsid roosasid Hello Kitty pildiga aluspükse, siis kas see on usutav? Sellest te saate ilmselt kõik aru, et see on nali. Aga kui kuskil on kirjas, et vanad egiptlased kandsid pikki, valgeid, linaseid pükse. See kõlab juba usutavamalt, aga see on ka tegelikult vale. Sa pead mõtlema selle peale, kes selle teksti kirjutas ja mis eesmärgid. Kas võib arvata, et ta teab, millest ta räägib või mitte? Näiteks oletame, et sa otsid infot viikingite kohta ja sa satud sellisele artiklile. Loed ja vaatad, et autoriks on keegi Marika Mägi. Ja nüüd sa otsid infot Marika Mägi kohta, vaatad, et ta on arheoloog ja ajaloolane ja kui sa veel edasi uuriksid, saaksid teada, et ta uurib just viikingi aega. Ehk siis tema on üsna usaldusväärne allikas. Ja siin tulebki mängu üks põhjus, miks Wikipedia suhtes ettevaatlik olla. Sa võib-olla juba tead, et Wikipediat luuakse nii, et igaüks võib sinna kirjutada. See on ilus mõte, et me kõik saame anda oma panuse, et koguda kokku erinevaid teadmisi ning tänu sellele on väga suur osa maailma teadmistest internetis vabalt kõigile kättesaadavad. Aga siin on muidugi probleem, et kui keegi naljahammas kirjutab sinna, et egiptlased kandsid Hello Kitty pildiga aluspükse või midagi muud, mis on tegelikult vale. Jah, Wikipedias töötavad inimesed, kes tegelikult jälgivad, mis toimub ja ei lase päris kõike sinna kirjutada ja kui miski tundub neile kahtlane, siis seda ei avaldata enne, kui on tõendusmaterjale toodud. Aga mõnede asjade puhul nad lihtsalt ei ole piisavalt asjatundlikud, et aru saada, mis on õige ja mis on vale. Ja siin tulevad mängu raamatud. Me ei ole raamatutest seni üldse rääkinud, aga vanasti olid need peamiseks infoallikaks. Praegu kasutatakse raamatuid järjest vähem, sest raamatust näiteks Konstantin Pätsi sünniaja otsimine võtab oluliselt kauem aega kui Google'ist sama asja otsimine. Ja kellel oleks aega 2 minutit sellist asja otsida, eks ole? See oleks ju täiesti maailma lõpp, kui mul jääks 2 minutit kassipilte vaatamata. Aga raamatute suur eelis on see, et üldiselt on nad usaldusväärsemad, sest enne raamatu trükkimist vaatab selle tavaliselt mitu inimest üle. Paberentsüklopeediad on eriti usaldusväärsed, sest seal on väga põhjalik kontroll taga. Mõnikord võib juhtuda, et inimene kirjutab tegelikult õiget ja ajalooliselt täpset juttu, aga ta pole ise ajaloolane. Kuidas me siis ära tunneme, et tema kirjutatud tasub usaldada? Ja siin on üks tähtis märksõna, see on viitamine. Kui sa ise midagi kirjutad ja ei mõtle seda infot ise välja või ei tee ise järeldusi, vaid loed või oled seda kuulnud kusagilt mujalt, siis sa pead viitama ehk kirjutama, kus sa selle info võtsid. Oletame, et sa oled lugenud kodus olevast raamatust Eesti Vabadussõja kohta ja õpetaja annab sulle ülesandeks kirjutada arutlus ja siis sa mainid arutluses midagi, mis sa raamatust lugesid. Sul tuleb panna arutluse lõppu kasutatud allikate alla selle raamatu andmed, autori nimi, aasta, millal see välja anti, pealkiri ja koht, kus see välja anti. Aga ka siis, kui sinu infoallikaks on internetilehekülg, siis sa pead seda ka viitama. See on selleks, et kui lugeja seda arutlust loeb ja talle tundub sinu väide kahtlane, siis ta saab minna näiteks raamatukokku, võtta see raamat ja vaadata, kas seal on selline väide või mitte. Ja kui ta ei ole ikka rahul, siis võib-olla sellel vabadussõjast rääkival raamatul on omakorda kasutatud allikate loetelu ja ta saab vaadata omakorda, et kust selle autor selle info võttis ja nii edasi, kuni konkreetsete ajalooallikateni, näiteks mõne kindrali päevaraamatu või märkmikuni välja. Ehk siis viitamine annab meile kindlustunde, et see väide ei ole õhust võetud, vaid see põhineb millelgi ja me saame alati minna kontrollima, millel see põhineb. Seetõttu, kui sa leiad kas või mõne internetiallika, kus on viidatud kasutatud allikatele, siis see suurendab kohe selle usaldusväärsust. Mõnikord on ka näiteks Wikipedia artiklitel viited. Teksti sees on sellised numbrid ja siis allikad on toodud siin all. Igale numbrile vastab mingi allikas. Kui sa otsid infot ja leiad mingi kahtlase väite, aga viiteid ei ole ja autori kohta ka infot ei ole, siis on veel üks viis, kuidas hinnata, kas see on usaldusväärne info või mitte. Ja see on otsida veel infoallikaid. Kui mitu erinevat allikat väidavad sama asja, siis on kohe suurem tõenäosus, et see väide on õige. Näiteks, et ma leidsin selle väite Wikipediast, aga õpikus on ka nii kirjas ja lisaks leidsin ühe YouTube'i video, kus räägitakse ka sama juttu. Üks koht veel, kus raamatutest võib olla rohkem kasu kui internetist, on see, kui õpetaja annab sulle ülesandeks otsida infot mingi kindla teema kohta. Näiteks oletame, et sa pead tegema esitluse eluolu kohta Vana-Kreekas. Sa võid muidugi otsida infot internetist ja võib-olla sul veab ja sa leiad väga usaldusväärse, huvitava ja arusaadava allika, aga tõenäoliselt sa satud hoopis paljudele kehvasti kirjutatud artiklitele Wikipedias või hoopis mõne teise õpilase üles riputatud referaadile, mille puhul on väga kahtlane, kas see on usaldusväärne. Kui sul on käepärast õpik, siis selline teema on tõenäoliselt seal eraldi alapeatüki all, võta hoopis lahti sisukord õpikus ja leia see peatükk ülesse.
Kui sa oled õpikust juba lugenud ja endale põhiasjad selgeks teinud, siis on sul lihtsam internetist infot juurde otsida. Sul on juba mingid eelteadmised, sa oskad natuke paremini hinnata, milline jutt on usaldusväärne ja milline mitte. Ühesõnaga, pidage meeles, mõelge alati selle peale, kas teie leitud infoallikas on usaldusväärne või mitte.